Polar Grit X kellad. Kõik on täpselt sama mudel, ainult värv on erinev. See kell on mul eelnevalt kasutatud ja ühendatud nii nutiseadmega kui arvutiga, sülearvutiga. Ja need kaks on siis seadistamata ja näitangi, kuidas teha esmaseadistust. Kell on hetkel välja lülitatud ja kuidas sisse lülitada. Ennem kui ma üldse midagi tegema hakkan, siis kui ma esimest korda selle Polar Grit kella kätte sain, siis oli nõnda, et vaatasin, et vau, missugused nupud, kui äge, kui ma ütleks nõnda, selline nagu liivapaberi moodi ja siuke katsudes on, ei pea väga palju muljuma, et nupud tunduvad nii mõnusad. Siis olid mu lootused kellale ka päris head. Antud kellal ei ole ekraanikaitset. Näiteks võib panna sellise ekraanikaitse, see on selline lihtne, kerge, õhukene, aga mina ise seda ei soovita. Ma soovitan ikkagi midagi paremat, tugevamad, näiteks nagu selline ekraanikaitse. Ega ma seda praegu tegema ei hakka, sest et selleks peab tolmuvaba olema. Aga põhimõtteliselt on nõnda, et tõmbad selle esimese osa siit ära ja siis panedki selle niimoodi peale ja jääbki ilusti püsima. Nagu nendel kahel kellal on ekraanikaitse olemas. See ei ole õige Polari ekraanikaitse, see on Garmin Forerunner 935 ekraanikaitse ja ma panin nendele mõlematele kelladele selle peale. See ei ole õige suur, see ei ole nagu täielikult õige, siin on näha, et siit serbadest nagu ei ole täielikult kinni. Aga mind see ei häiri, sellepärast, et mul lihtsalt ei olnud kodus seda õiget ekraanikaitset. Ma ei hakanud ekstra seda ostma. Võtsin seda, mis kodus olemas oli ja vähemalt on ekraan kaitstud igasuguste kriimustuste eest. Hakkan siis seda kella seadistama. Ja siis see lülitus on arvatavasti sellest nupust, aga siin see ei loe midagi, see võidu ükskõik mis nuppe proovida, et kas saab kuidagi kella tööle panna. Ja kui ei saa mitte kuidagi, siis ürita sellest keskmisest nupust kuidagi sellega hakkama saada. Ükskord ta tuleb ikka. Nüüd juba kell natukene vibreeris mu käes. Ma tundsin järelikult, ma olen suutnud seda kuidagi sisse lülitada. Hakkabki põhiseadistamine pihta. Nagu esimene asi, mis mind kohe erib, on see, et praegu on ju päevane aeg, aga ekraan on suhteliselt tume. Et kui ma seda proovin siin seadistada, siis see mind häirib. See vasak siin üleval on valgustuse nupp, valgustus sisse välja. Alumine vasakpoolne on nii-öelda back ehk siis tagasimineku nupp. Muud kui tahad kuskilt menüüdest tagasi saada, siis vajutad siia. Kuna see on kõige esimene ekraan, siis kuskilt ei olegi siit tagasi minna, sellepärast et sellega ei saa kuskile liikuda. Ülemine parempoolne on siis up ehk siis üles liikumise nupp ja alumine parempoolne on down ehk allapoole liikumise nupp. Ja parempoolne keskmine on siis valikunupp. Siin on valida keeltest inglise keel. Valikuks ma liigun allapoole. Hispaania keel, prantsus keel, itaalia keel, ei tea mis keel, hollandi keel, norra keel, poola keel, portugali keel, ei tea mis keel, vene keel, soome keel, rootsi keel, türgi keel. Ja rohkem alla ei saa, siis tuleb üles tagasi minna ülemise nupule vajutades. Lähen uuesti inglise keele juurde. Siin on veel saksa keel, taani keel
mingi keel, mingisugune Indoneesia keel ja ongi kõik. Lähen valin inglise keele. Valikuks on keskmine parempoolne nupp. Nüüd, kas ma soovin koheselt ühendada oma nutiseadmega, arvutiga või teen kellast seadistuse. Ülespoole liikumiseks on valikuks on see nupp ja allapoole valikuks on, mina soovin teha kella sees seadistust, ma ei soovi mingisuguse asjaga seda hetkel ühendada. Valikuks. Kõigepealt tuleb valida ühikud, kas meetrisüsteemis või imperiaalühikud ehk siis nagu miilisüsteemis. Valikuks on, ei saa rohkem üles minna või siis alla nupule. Mina valin meetrisüsteemi. Kellaaeg on kas 24 tunni süsteem või 12 kella süsteem. Mina valin 24 tundi. Valik on kellaaja paikapanemine. Praegusel hetkel on 14:38. Valik on, kuna mul on 24 tunni süsteem, siis valin 14:38. Nüüd valin jälle üle, siis vajutan siia nupule. Kinnitan. Nüüd on minutid, vahepeal näitan valgust ka natuke. Minutid. Valin jälle siit ülevalt. Valin kiiremini. 38. Panen, aga ma ei teagi, mis seal tuleb varsti. Panen juba 39. Kinnitan. Nüüd tuleb valida tänane kuupäev. Ekraan on tume. Nähtavus on all, peenike kiri. Ülemise nupuga valin tänase kuupäeva. Tänane kuupäev on, ka ma ei mäleta, mis on, siit kellast tuleb vaadata, 17. 17, liigun kuni on 17. 17 on valik, nüüd kinnitan. Nüüd valin kuu. See on puutetundlik, et tegelikult saab niimoodi üles-alla ka liigutada. Aga mulle meeldivad nupud rohkem. Kuu on 10. Ka siin niimoodi saab vist kinnitan nupuga. Aasta on juba olemas. Siin on valik meil on mees, female on naine. Ülesse valik või alla valik. Mina valin female naine. Kinnitamine on selle nupuga siin. Nüüd tuleb panna sünniaasta. Esimene on sünnikuupäev. Alla liikudes. Panen 25 sobib. Nüüd valin kuu. Liigun üles ja siit näiteks panen 7. kuu, juulikuu, sünniaasta. Liigun allapoole, vaatan. Ega ei tahagi. Mis siin ikka valida? Tuleb ikka panna see nagu on. Näiteks 98. 25 juuli 98. Kinnitamiseks selle nupuga. Pikkus. Pikkuseks panen 172, vaatan, mis see kõige lühem pikkus on võimalik panna. Kui on all, siis liigub kiiremini. Aeglaselt liigub ikka. Oh, 90 centimeetrit on kõige lühem, mis saab panna ja kõige pikem on 240. Nõnda, et ma proovin siit kiiremini liikuda. Tagasi.
173. valgust näitan vahepeal. valik on selle klahviga, nupuga. kaal. esimene kaalunumber. ma panen 62. valik on selle nupuga ja siin on võimalik või panna näiteks 62,1, 2, 3, 4, 5, 6. ma nii täpsemaks ei lähe, ma valin lihtsalt 0. 62 kilo, aitab küll. nüüd tuleb valida, kui palju nädalas treenid. kas regulaarselt 1-3 tundi nädalas, 3-5 tundi nädalas, palju treenid 5-8 tundi nädalas, oled juba poolprofessionaal 8-12 tundi nädalas, professionaal on üle 12 tunni nädalas. rohkem valikuid ei ole, lähen jälle ülesse nupuga, ülemise nupuga. ja kõige vähem on siis, et kuni, vahel harva treenid, kuni 1 tund nädalas. alla valin, panen regulaarne 1-3 tundi nädalas. praegusel hetkel sobib mulle väga hästi. ja kinnitamiseks on siin keskmine nupp. kas, mis käel kella kannad? kas left on vasakul, right on paremal? ma panen left vasakul, kinnitan. nüüd küsitakse magamisharjumusi. mitu tundi sa plaanid magada? mulle see 8 tundi sobib, mis siin kohe on, et ma kohe võiksin ära kinnitada, aga siin saab tunde saab panna nõnda, et üles liikuda 11 tundi. 5 tundi on kõige minimaalsem, mis siin kell pakub, palju võiks olla. 11 tundi on kõige maksimaalsem, ma panen 8 siin ja minutitest las olla 8. mulle ei meeldi tegelikult, et see kell, ta küsib seda ekstra, aga no las ta küsib siis. nüüd tuleb, kui aktiivne ma olen. esimesel tasemel, teisel tasemel, keskmine või väga intensiivne. mulle sobib see light ehk siis esimene level 1, esimene tase küll. mis see on, alati saab hiljem muuta, kui vaja. nüüd ongi, ütleb, et sa oledki vaba, et minna treenida. nüüd ma teen selle teisel kellal samamoodi seadistuse kiiresti. ei tea, kuhu siin vajutama peab. Piksus jälle või vibreeris natuke jälle. vaatan, kui kiiresti ma seda siin seekord teen. ilma pikemate selgitusteta. Inglise keel. ilma kellas. meetrid 24. praegu on 14. 45. aasta, kui päev on 17. 10. naine. 26 või 25, ei tea, mis ma valisin. 7. 98. pikkus. kaal. sobib. Left hand sobib, vasak käsi. magamiskoht, magamistunnidest tuleb nüüd rääkida. sobib 8 tundi. aktiivsuse tase
nagu palju sa päevas liigud, sobib. Ongi kõik. See oli paari minutiga tehtav. Mis veel saab kellast seadistada, selle ma teen kohe. Selle nupuga saab liikuda üles, selle nupuga saab liikuda alla. See selgitus tuleb võib-olla liiga pikk ja sellepärast ma teen selle järgmises videos.